Tere kõigile, siin on Tia Aesthetic Project. Kell on praegu 9 ja ma jõudsin just siia Virtsu sadamasse. Ehk siis ees seisab selline sportlik nädalavahetus, ehk siis ma sõidan FitCampi. Et FitCamp on selline juba pikem traditsioon, et korraldatakse siis iga suvi selline 10-päevane laager Saaremaal, Orissaares. Ja siis seal on igast tegevused, koolitused. Mina olen FitCampis ainult siis selle esimese nädalavahetuse, et toon siis teieni kõik huvitavad tegevused, mis seal sellel ajal juhtuvad ja ma arvan, et tuleb päris fun vlog. Ma olen siis platsis siin Orissaares. Siin on selline koht nagu Püha Risti, siis Püha Risti oli ta puhkekodu, mingi käest selline koht. Et siin kõik inimesed tulevad mingi 12, ma võtsin veits varem kohale. Vaatan, kuidas siin ümbrus on. Inimeste saabumiseni on siis natukene aega, et tund 2. Siin käib selline väike kinkekottide komplekteerimine, siis kõik saavad omale mingid sükest kraamisid. Ja siis kõik on sellise vahva sükse hipsterkoti sees, millega on hea siis käia näiteks Kalamaja turul, käia Sefiiri ostmas. Räägi, mis plaan sul selle suure musta kotiga on? Sellega? Yeah. See läheb poistele künasse, meil on selline pikk küna pandud ja siis läheb seda mass XXL-i läheb niimoodi sinna sisse. Ja siis poisid tulevad niimoodi järjest sööma sinna. Siin on siis soovijatele kõigile väikele selline toidulisindi lauda. No tagasihoidlik jah, ütleme nii, et midagi siin priiskavat ei ole, aga nii hädapärane on olemas, et nii trenniaeg, lisavalguna, peale trenni, enne trenni. PCA Nuko oma samamoodi enne trenni künasse siis see söök ja siis taga on siin on neid sampleid nüüd kõik suhu Red Veileritest kuni generaatoriteni, mida tahad, PCA-d proovida erinevaid selliseid lisandeid. No nälga ei ole siin nüüd vist selle 10 aasta küll keegi jäänud, mis me laagert teinud oleme, nii et ma usun, et ei jää see aasta ka. Tuleb koheselt üks nakopoiss. Ja me saame just toad kätte. Ma tahtsin näidata teile, mis on meil külmkapis. Meil on ma ei tea, mitu grammi valku meil siin on külmkapis. Üks on 22 pudel, meil on äkki siin mingi 100 pudelit, äkki rohkem veits. Et piisavalt ütle nii. Hakkab saama 3 ja hetkel siis liigume siia Orissaare spordiklubisse. Ja siin toimub selline asi nagu istudes võrkpall. Ja me mängime siis FitCampi inimesed mängivad siis sõjaveteranid vastu. Et saab näha, mis seal toimub. Ja siis peale seda on juba siis selline suurem jõusaali juhistreening. Nii. Ma kollasega mingi. Rahulik.
kurat, ma just mäletasin kõike. Küll ma tegin videot praegu tegelikult. He call me Capitan, smoking ultraviolet. We turn off the phone, I'm in autopilot. Make that disappear, Mr. Copperfield. Juhtune valgupoiss on omale siis sisse söödud ja ma arvan, et kell on ka juba sealmaal, et päev number 1 on in the books ja näeme juba homme. Soovime sul! Parandama, see renderdab kuradi pool päeva. Kolmas sinna siis, jah? Põhja alla. No Kaspar on, kuidas on külm vesi või? Külm. Ei ole külm. Päev number 2 on siis... Päev number 2 on alanud ja see algab meil siis sellise supikolitsega, need supplauad. Ja minnakse siia mere peale ja siis lihtsalt ollakse selle asja peal. Et ta näeb parem välja, ma arvan, kui ta tegelikult on, seega ma hakkan siin kaameratega möllama ja üritan siit häid vaibe edasi anda. No mis sa filmis jah? Tulin sind filmima. Rasv põleb. Ma mingi 5 minut uurisin, et kellel on 90 kilo nagu siin lisaraskuse küljes, tuli Oleg ja lihtsalt. Minu arust on nii, et kui sa treenid sellises pisemas saalis, tingimused on veidi sellised primitiivsemad, inimesi on vahest rohkem, siis tegelikult alati pole see isegi halb asi, sest see paneb sind nagu mõtlema natukene loomalt, paneb sind näiteks uusi asju tegema, et erineva nurga alt asju vaatama, tegema. Pole blokki, pole vaba pinki, kus lennata, lähed põrandale, teed superseeria, mida iganes, et jah, alati ei ole nagu täissaal halb asi. Aga minu siis aeg siin FitCampis hakkab vaikselt läbi saama. Teise päevani kõik plaanipärased tegevused on tehtud. Nüüd on lihtsalt siuke väike õhtune chill. Osad võib-olla lähed siin diskotama Orissaarde ja mina lihtsalt joon oma õhtujooga ära ja lähen ilmselt seda sama videot monteerima kohe.
aga mis mul öelda on see, et väga lahe 2 päeva on olnud. See laagri orgunn on olnud suurepärane, toidud on maitsmad, trennid on head olnud. Vaatamata sellest, et oled nagu puhkusel, saad kõik oma nagu fitness asjadega järel olla. Et see on väga lahe. Keskkond on ka siin väga super olnud, et lihtsalt sellised spordist huvitavad inimesed, absoluutselt erinevate taustadega, osad jõusalihundid, osad mitte. Et kõik lihtsalt vedavad ühiselt aega ja kõigil on tore. Kui te veel siis ei olnud kuulnud sellisest asjast nagu FitCamp, et siis äkki järgmine aasta hoiate kõrvad silmad lahti ja äkki olete ka siin minu osemel. Ma tänan teid vaatamast, juba järgmise veelogini. Tšau! Bars for easy, a crazy pass, so baby, if you need it, come and get it. Just can't hold this back from you. Now practice with me. All you bars, no police. Representing free. All these bars, no police.